Nii, tere hommikut jälle või tere päevast, et oleme siis täna sõitmas läbi Tartu siis äsja valminud uut liiklussõlme ehk me läheme Tallinna peale. Ehk siis Lõunakeskuse juurde ehitatud liiklussõlme, vaatame, kuidas seal sõita ja kuidas siis, kui palju see on teinud nii-öelda Tartus elu mugavamaks ja kõike seda. Ja räägime siis muid asju ka siia juurde, et jällegi see sama ringidele minek, eks ju, et kuna see uus liiklussõlm, see on seotud ka hästi paljude ringristmikega, siis seal samamoodi, et õpilastena on meil hästi oluline, et meie kätetöö oleks õige, ikkagi jälgime seda, jälgime, et kõik meile teed annavad, kes kust, eks ju, et siis meil oleks mugav käike vahetada, kõike seda. Sama, kui me selles situatsioonis siis oleme, et me teame, et me läheme siis Tallinna peale, siis alati esimene asi, kui sa tuled välja, vaata märke, märgid on üle, okei, Tallinn läheb mul paremale ja siis selles situatsioonis on nüüd kindlasti see, et siin peaks siis korraks käima jällegi suunamärguanne. See suunamärguanne on nii kaua siin sees, kui ma nüüd jõuan sellesse kohta ja rohkem ei ole vaja, siin ma võin ta välja võtta. Jällegi, näeme 70 märke, kohe läheme kiirendusse, teeme siukse reipa mõnusa kiirenduse ja tuleme siis 70-ni. Nüüd Tallinna peale minekuks me teame, jällegi vaatame märke, meil oleks vaja saada Tallinna peale vasakut rida, näete, ma panen juba suunatule ära, mul on suund sees, ma sõidan rahulikult otse. Nüüd hakkan vaatan peegli, korraks viskan musta kolmnurka pilgu ja sujuv reavahetus. Ja täna siis tegelikult kuupäev on meil 22. detsember, kui me seda filmime, et millega me kindlasti arvestama peame siuksel kuupäeval on siis see, et 22., 23. ja veel 24. detsember on siis liikluses tegelikult nagu ülinärvilised kuud või ülinärviline liiklus hakkab tekkima. Mida rohkem õhtupoole, seda närvilisemaks see läheb, eks ju. Ja samas võib öelda, et ma arvan, et see sama uudne liiklussõlm on meil Tartus täna teinud selle Lõunakeskuse ja selle koha liiklus hästi palju lihtsamaks, ehk seda närvilisust on siin kindlasti kordades vähem. Nii, aga meil oli suund Tallinna peale, ühtegi märki pole praegu olnud, 70 kiirus, linnamärk, aga 70 on, sobib, saame jätkata, eks ju, ja nüüd hakkame siis otsima märke, et millisest reast me kuhugi saame. Et samal ajal, kui me ka siit tuleme, siis me võime ka nii-öelda jooksvalt hoida pilgu peale, et mida siis need kõrvalread meile tegelikult võimaldavad, et kuhu minna, eks ju. Et kõik, kui me tahame paremale minna, siis me peaks paremaid ridasid võtma. Aga meil oli siis suund Tallinn-Viljandi, siit see rida sobib ilusti, näete, ees rekka tegi ka juba valearvestuse. Ja nüüd, kuna viadukt on ilusti lahti, nii-öelda 70 on lubatud, saame siit minna ja meil on jumala ilus puhas minek. Ehk sa ei pea midagi olema, sa saad hooga tulla. Teine asi, mis siin on alati hästi mõnus, kui siia ülesse päälest peale jõuda, saate ilusaid vaateid nautida, kui seda aega nagu sõidust teha on, eks ju. Ja külgi viadukt on siis täna nii-öelda pärisuunas 1, vastassuunas 2 rida. Etteruttavalt võib ju öelda, et tegelikkuses oleks võinud teha 2+2, eks ju, aga rahakott oli lihtsalt õhuke, aga ei olnud hullu. Nii, nüüd kui me tuleme viadukti pealt maha, siis siit kõrvalt tuleb meile rida sisse. Siis juba siit ikkagi jälgige, et kes siit tuleb, kui palju siit auto siit tuleb ja millist manöövrit see auto teile siin on tegemas, eks ju. Meil on praegu suhteliselt rahulik tulek, tühi tulek, ei ole probleeme. Ja samamoodi siis vaatame korraks peale ka sellele Viljandi ringi peale, mis on meil siis nii-öelda see turboring, kus on siis kiviparkett keskel või kivipiirded. Et kuidas siis see ring ka ilusti üle minna. Nii, Tallinna peale 2 rida, väga okei, parem rida see, ma olen siin reas, jääme siia ritta, et lähme siis sellest reast. Ringile tulekuks, nii, kiirus maha, ma üks teist käiku vaja. Alati käik ära ja sidur vabaks, mootor veab mul nüüd ise, ma natuke veel piduriga kontrollin seda olukorda ja näete, ma juba hakkan vaatama, mis siin toimub, eks ju, vasakul. Nii, see auto tuli välja, see tuleb, ma ei jõua sinna ette. Ja nüüd on see, et kuna mina lähen sisemisest reast, näete, ma pean sisse poole minema, eks ju, ilusti siia kivide vahele, hopsti, käiguvahetus, kätetöö, klapib rooli peal, välja suund, vaatan, et keegi ei ründa mind siit ja tulen siit kiviparketi vahelt välja ja olengi ilusti nii-öelda väljas siit. Jällegi, see rida kaob ära, nüüd ma jälgin seda,
et vaadake, autod saaksid reastuda, siin ees nad suutsid ka juba väikse jama korraldada, aga kõik sujus, mul ei tule siit kedagi ja vastavalt märgile saame siit juba kiirus üles viia. Nii et tegelikult nägite, kui lihtne on täna tulla Võru poolt Tallinna poole. Lihtsalt sõida otse, hoia kiirust ja naudi. Nii, ja nüüd me siis oleme tulemas Tallinna poolt omakorda ja läheme Võru poole, eks ju. Märk on olemas, esimene ringristmik, Ilmatsalu ring, eks ju. Ja selleks, et saada siis Võru peale, me peame otse üle minema ringilt, et jällegi vaatame, kui lihtne see uue liiklussõlmega siis see manööver niipidi on, aga siin on veel oma nüansid ennem, kui me jõuame uude liiklussõlme. Nii, ringile tulek, jällegi eksami situatsioonis, kui te sõidate, et teine käik on hea külgi tulevikus, te kindlasti sõidate seda mingi muu käiguga ja see on ka okei, eks ju. Nii, et jälle suunamärguanded õigel ajal. Ja mis nüüd on oluline, jälgige nüüd märkide tausta. Sinine märk, valged nooled, ehk järelikult oleme me asulavälisel teel. Ja kuna me oleme nüüd asulavälisel teel, 80 lubatud, hoog ülesse, asulaväline tee eeldab paremat rida. Suunatuli, pidev joon, ootame ära, vaatame peeglid, vaatame musta kolmnurga, teeme reavahetuse. Ehk võtsime nüüd siia parema rea. Ehk see on siis see koht, kus me kindlasti peame täna olema paremas reas. Enamus startlasi tuleb siin kõik vasakus reas, aga võib juba öelda, et asi paraneb. Nii, läheneme siis Viljandi ringile. Jällegi see keskel piiritud kividega ring, turboring nii-öelda, ja vaatame nüüd otse üleminekuks on jälle meil 2 rida ja kuna ma praegu olen siin paremas reas, siis teeme sellest selle paremast reast, et siis eelnevalt tegime sealt poolt tulles nii-öelda vasakust, siis teeme selle paremast. Jälle asula märk, kiirused langevad ja nüüd ma langetangi kiirust juba ühtlased, sest mul on ringile jälle seda sama teist käiku vaja, eks ju. Käiguvahetus, sidur vabaks. Nii, nüüd vaatame, mis toimub. Nüüd vaatame, kuidas jama on. Nüüd mul on juba niikuinii esimest käiku ka vaja, et ma tulen läbi esimese. Sealt nüüd see auto tuleb ära. Vaatame, kas see saab minna. Ei saa. See ma sai, me ei saa veel. Et see ongi see, et sa kogu aeg mõtled, et kuna ma minna saan. Kergelt oleme liikumises. Ja nüüd see katab ka meil ära ja me saame ka minna. Ja nüüd tuleb ringil käiguvahetus. Jällegi käed teevad oma töö ilusti ära. Välja suund. Nii, ja nüüd on juba 70 märk siia pandud. Väga super. Kohe läksime. Mõnus reibas kiirendus. Nii, ja nüüd on see, et nii, me tahame Võru peale minna. Külgi ma tartlasena juba tean peast, et ma võiks need read siin juba õigeks endale võtta, et kuna on siin natuke sõidetud, aga vaatame siis ikkagi märkide järgi ilusti. Nii, sellest reast me saame siis Valga, Elva, Kesklinna, aga ma tahan Võru, Narva, Luhamaa. Järelikult mul on reavahetus vaja, vasak suund, vaatame, ma ei saa seda praegu. Mul on siin üks auto. Nii, läks ära, peale seda on vaba. Ja võtame täpselt siia noole alla. Ja näete, nüüd ma olen jumala ilusti õiges reas. Ja jälle täpselt sama, suur lõunakeskus jääb meil siin paremale, eks ju. Ja nüüd täpselt samamoodi näete, see rida läheb meil ilusti siia viadukti peale ära. Hoog on olemas ja saamegi siit rahulikult jälle minna. Ehk näete, kui lihtne on tulla. Ma ei tulnud alla siia Riia ringi ummikusse, mis vanasti oli see, mis tekitas siia tõsise pudeli kaela, eks ju. Ja kellaaeg on 14.15, eks ju, vanasti sel ajal oli kõik umbes ka juba. Ja nüüd siit siis tulles üle selle, kui meil oleks nüüd vaja siia paremale poole hakata kuskile minema, on selleks siis kas või see sama Olerexi tankla, siis me ei saa seda kindlasti kohe siit mitte kuidagi teha, vaid selleks on tehtud nii-öelda abiringid siia kõrvade või selle suure viadukti kõrvale, kust me saame siis läbi nende väiksemate ringide liikuda igale poole mujale, et me pärast sõidame neid ka. Näiteks siia samas Elverisse Olerexi me saaksime siit minnes paremale ja oleksimegi kohe seal. Nii et tegelikult see liikumissüsteem on siin hästi lihtsaks tehtud ja mis on peamine, kõik on ju liiklusmärkidega paigas, nii et väga-väga lihtne on siin sõita. Lihtsalt küsimus on see, et õigel ajal tulebki siis märgid ära näha, eks ju. Ja põhimõtteliselt olemegi nüüd suurest liiklussõlmest jälle läbi. Nüüd on veel see Aardla viadukt ja kui me siit Aardla viadukti pealt üle läheme, siis meil ei olegi siin midagi, siis on
nii-öelda õkva otse ja oledki varsti Võrus. Nii et jällegi ülilihtne tulek, võttis aega vist mõne minuti, kui me olime põhimõtteliselt Ilmatsalu ringi pealt kohe Võru maanteel väljas. Nii et väga lihtne. Nii, meie järgmiseks sõidusuunaks on siis Valga. Ehk me tahame Valga peale minna. Ja nüüd siit tulles vaadake märki. Märk näitab Valga paremale, aga nüüd on see, et kui te märki vaatate, see tähendabki viadukti, ehk ma pean saama viadukti peale, ehk kõigepealt näete esimene pööre, ma pean minema siit vasakule, et muidu ma ei saa sinna viadukti peale kuidagi, eks ju. Nii, võtsime siia ära, vaatame, kõik on okei, jalakäijaid ei ole, kedagi ei ole, saame siit ilusti tulla. Ja nüüd alati, kui sellist kohta sõita, et sa saad oot, ma pean sinna viadukti peale saama, siis eeldatavalt mind seal ees ju ootab, tegelikult peab olema mingisugune 180 kraadi päris terav pööre, eks ju. Et kui ma nüüd siit tulin, eks ju, ilusti üles kiirendasin ära, siis kui ma nüüd märke vaatan, siis ongi see, et vaata, ohoo, nii, et siin on kindlasti jälle samamoodi kiirus maha, noh, jällegi soovituslik kindlasti teine käik endale siit, ja tuleme siit. Ja nüüd on siis see, et tulin siit ja nüüd ma juba vaatan, mul on kiirendusrada. Hopp, kiirendusrada, 70 ja kohe läheme. Paneme suuna ära, näete, aga vahetame veel käike rahulikult. Käigud, nüüd vaatan peegli, nüüd vaatan ja nüüd tulen rahulikult kiirendusrajast välja, eks ju. Et selles mõttes, et mul oli praegu hea võimalus, ma sain selle kiirendusraja ilusti ära kasutada. Ja nüüd Aardla viadukti peal ja nüüd jõuame siis kohe uude liiklussõlme uuesti tagasi ja vaatame, kuidas sealt siis saame Valga peale. Et jällegi samal ajal, kui me siis siit tulen, et jällegi mul on hea seletada näiteks, kui me tahame siia sama Autospiritisse minna, siis meil on lihtne, siis me võtaks siit selle parempoolse rea, märgid näitasid ja me saame siit selle parempöördega Autospiriti juurde minna, ongi väga lihtne, eks ju. Ja jällegi, kuna ma nüüd tulen selle järgi, et ma hakkan ridasid vahetama siis, kui ma näen, et märke, mis mulle näitab, et mida ma tegelikult teha tohin, eks ju. Nii Tallinn-Viljandi oleme siin, nii Elva-Valga üks rida paremale, suund, peegel ja tuleme siia märgi noole alla. Nii. Okei, saime rea vahetatud, kõik timm, jätkame täpselt siit ja nüüd järgmine märk, mida ma vaatan, kiiruspiirang ja saame siit siis Valga peale. Ja võtame siis Valga peale minekuks, nii, vaatan märke tegelikult, Valga tahab, näitab mul ilusti vasakut rida, väga lihtne, põmm, vasak rida. Ja nüüd on üks tähelepanu koht, et vaadake, kui ma nüüd siit tulen, siis selle ringi märgid on ilusti näidatud, kust ka tagasipöördeid saab, et teeme korra siia teile hetkelise pausi ka, et vaadake nüüd, kuidas need read siin on. Selleks, et mul on praegu kõige sisemist rida vaja, ma pean siit kivide vahelt, nii, mul on vabasam peale, kivide vahelt läbi sõitma ja näete, siin tuleb siis niisugune natukene teravam pööre. Ja nüüd samamoodi turboring, tegelikult iseenesest jätkame rahulikult oma reas ja vaadake, siin nüüd tekib sissepoole üks lisarada meil. Nii, see ei ole meile, meie saime siit välja ja tulemegi ilusti välja. Ehk tegelikult ideaalis on sellised ringid on kõik, kas, kui ma räägin roolitööst, on kas veerand või äärmisel juhul pool roolipöördega pöörded. Kui sa teed ringil suurema pöörde, siis on midagi valesti tehtud ringil. Nii, me tahtsin Valga peale jätkata, siit saame otse jätkata. Külgi saaks sealt reast ka, aga kuna ma olen siis siin reas, lähme siis sellest reast, sest siin on täpselt samamoodi just see, mis on täna natukene tartlastele siukene ülla efekt on just see, et kui need turboringid on, et sa pead sinna sisemisse ringi oskama välja sõita. Ja selles mõttes on need tagasipöörded on nagu hästi loogiliselt näidatud, et need on nüüd pandud siia ringide peale, aga siin ringil on tegelikult ka üks ebaloogiline tagasipööre, selle me pärast nii-öelda sõidame teile veel eraldi. Aga siit reast, kui ma tahaks ka tagasipööret, siis see on hästi loogiline koht. Nii, juba ma vaatan, 2 rida läheb peale, mul on sisemist rida vaja. Ehk siis jällegi siit tuleb üks rida ainult autosid. Nii, saame peale ja sõidame sinna sisemisse ritta, näete. Ops, oma reas. Nüüd jälgin igaks juhuks neid kõrval olevaid autosid, et mida need teevad. Siit saame siis suuna ja näete, saime ilusti välja ja saime nagu väga-väga lihtsalt Valga peale.
ja nüüd juba jälgime muid märke, mis meil siin on, et oleme ilusti nii-öelda põhimõtteliselt Tartu-Valga maantee peal väljas ja nüüd ei olegi muud kui ainult otse minna. Nii et väga lihtsalt tuldav tegelikult. Nii, oleme siis lähenemas meie uuele liiklussõlmele nüüd Valga poolt ehk siis Elva poolt. Ja võtame siis sõidusuunaks Viljandi. Ehk siis eeldatavalt, teades jällegi, on see siis Riia ringi pealt vasakpööre meile, eks ju. Et tavaliselt parempöörded, need on kõik lihtsamad asjad ringidel, et seal ei ole nagu midagi keerulist, aga võtame siis meie Viljandi ja nüüd vaatame, kuidas sõidurajad lähevad. Eks meie sõidurada märgi järgi teekatame jääb vasakuks reaks. Väga sobib, jääme siia ritta, ei pea üldse esimese hooga tõmblema ega midagi. Ja nüüd märk näitab meile, mis siit tuleb. Kesklinn, Narva, Tallinn, Võru. Et selle koha pealt nüüd meile tegelikult veel Viljandit ei näitagi, eks ju. Et aga okei, me teame, et see on kuskilt sealt poolt peab hakkama näitama, siis selles situatsioonis tuleb alati sõita otse veel, et ärge veel kuskile keerake. Ja jälle sama märkide peale siis ilusti välja toodud need tagasipöörde asjad ka, eks ju. Jälgige pikivahesid, tagumiste rataste kokkupuutepunkt maaga on siis kogu aeg nähtav, ärge seda väiksemaks laske kindlasti. Ja näete selle koha pealt, nüüd kui ma siin olen, ma vaatan siia, vaatan sinna, ehk ma kogu aeg tšekin niimoodi. Et kas need autod saaks liikuda, palju mul sealt tuleb, nüüd ma pean siit hakkama vaatama, sest piilarpost hakkas mind varjama. Nii, buss tuleb sealt, mis see buss teeb, eks ju. Nii, ja siin siis samamoodi turboring, meid lükkab kohe sisemisse ritta siin. Ja vaatame nüüd õppeauto võib teha alati tagasipöörde, aga ei pruugi. Ja nüüd peale seda saame, meil on vaba, eks ju, saame siis ilusti ringile. Jälged kerged peale, käigu vahetus ringil teisega ja mugav teisega sõita. Jälgime, et keegi ründaks meid sealt. Ja nüüd juba siit siis tuleme siia välja. Nii, ja nüüd kui ma olen juba siin väljas, et ma tean, et kuskilt siit otse peab minema, siis nüüd järgmine märk peaks juba tegelikult näitama meile kindlasti Viljandit, et külgi loogiline oleks, et oleks võinud juba seal ka olla see märk. Ja Viljandi läheb siis vasakule, nii me oleme vasakpoolses reas, seda rida ongi vaja, ehk järelikult ma säilitan kindlasti selle rea, siis me saame minna. Nii, sama lihtne, jälgin siia, jälgin juba palju seal autosid on, katsun omal käigu õigeks saada, et äkki saame teisega ilusti peale minna ja meie saamegi praegu väga ilusti peale minna teisega ja näete, tuleme oma ritta. Nii, sisemine rida siit antud hetkel, nüüd tekib sissepoole ka üks rida, aga meie jätkame rahulikult oma reast, sest sinna sisse vahetades oleks ebaloogiline roolinõks ja siis ma ei saaks välja. Ja näete, nüüd mul ongi juba Viljandi korras, saime siit välja ja olemegi juba põhimõtteliselt ilusti Viljandi peal. Et nüüd tuleme siit viadukti kõrvalt, et ennem siis need, kes tulevad Võru poolt, tulevad sealt ülevalt alla, ja meile mõlemale ongi siin nii-öelda oma rida, saame juba rahulikult minna. Ja siis täpselt sama case, et Viljandi ringi peal, kuna me tahame Viljandi poole minna, siis seal ootab meid tegelikult siis täpselt samamoodi ees see turboring. Me oleme selles reas, ärme ennem, kui ma märki näen, ma ei tee mitte midagi, sest ma ei tea, ma olen võõras linnas. Nii, ja nüüd ma näen seda suurt tahvlit seal, eks ju, ja nüüd ma juba hakkan otsima, et oot, kuhu ma siis minema pean, eks ju, ja siin on siis hästi oluline vaadake seda, et me pidime Viljandi minema, mitte Viljandi maantee. Viljandi maantee läheb paremale, aga Viljandi läheb vasakule ja selleks on mul kindlasti vaja vasakut rida, eks ju. Nii, tahame siit vasaku rea ära, jällegi pidurdus, käiguvahetus teiseks ja jälle see sama asi, me oleme jällegi siin turboringil. Nii, vaatame, kuidas meie jaoks ring on vaba, jõuame ilusti peale, see auto tuli välja sealt. Ja vaadake nüüd loogiliselt, ma ei tee nagu siit niisugust ülemõistuse, näete jälle veerand pöörderooliga tegelikult tuleb see ring kogu aeg. Nüüd ma olen juba õiges reas, et ma saan siit reast ilusti välja ja saangi siit juba Viljandi peale. Ja nüüd ma olengi siis Viljandi Tartu maantee peal juba ja ongi korras, siin ei ole enam midagi, siit tuleb lihtsalt minna ja ongi kogu lugu. Ehk tegelikult jälle on see manööver tehtud hästi lihtsaks ja vaadake, kui ajaliselt, kui kiiresti see manööver praegu ära tuli, et me ei istunud kuskil ummikus ega midagi sellist. Nii et jälgige märke.
Nii, ja nüüd me oleme jõudnud Viljandi poolt tulles siis jällegi Tartusse siit sisse ja nüüd tahaks kesklinna minna, eks ju, et kui me nüüd tahame kesklinna minna, siis me peaks siit minema paremale, et lähme siis kõigepealt sinna Luhamaa selle peale, vahetame rea ära, et me saame nüüd siit ringilt siis selle parempöörde paremast reast, et siit nagu mujalt ei saagi seda. Et jällegi see turboring, vaatame, et siin tihtilugu tuleb jälgida, et vennad ei tuleks ikkagi üle nende kivide külgi, nad ei tohiks, aga noh, igast asju liikluses. Nii, meil on jälle OPS 70. Nii, jälle mõnus reibas kiirendus, käigud ülesse. Ja nii, suund oli kesklinn, eks ju, ja jällegi, kui ma siin ei tea midagi, teeme klaasi puhtaks, ilusti näha, et kesklinn täpselt minu pea kohal on nool, järelikult tundub, et ma olen väga hästi õiges rajas. Me jätkame siit me saame siis ka Valga Elva, aga meie jätkame siis kesklinna peale. Lõunakeskusse läks siit ära siis paremale, eks ju, et see on siis see, kus sa saad siit Lõunakeskuse juurde, seal on oma väiksed ringristmikud ja kõik need asjad, eks ju. Ja jätkame siis siit. Nii, siin tuleb siis kiiruspiirang ja nüüd ringilt kesklinna peale näete, saame nüüd sellest reast, aga siin tekib lisarida veel vasakule juurde, et võtamegi siis selle, et võtame selle keskmise või tähendab vasakpoolsema rea, et siis lähme sellest reast ja siit reast siis saab ka tagasipöörde nagu alati. Et nagu ma armastan öelda, et see tagasipööre on nüüd märkidele peale joonist, et venelastel on üks jube hea ütlus, aga ma ei hakka seda ütlema praegu, sest tegelikult on ikkagi suht loogiline, et kui meil on liikluses vasakpööre lubatud, on alati tagasipööre lubatud, aga mingil põhjusel on viimasel ajal hakatud seda joonistama. Ja näete, nüüd on siis sellisel kellaajal, sellisel kuupäeval on meil siin, see on juba Tartu mõistes ummik, eks ju, Tallinna mõistes ei ole seda mitte midagi, eks ju. Et aga võrreldes sellega, mis meil oli vanasti, kui meil seda liiklussõlme ei olnud, siis ma oleks põhimõtteliselt Viljandi ringi juurest seisnud siiani praegu. Nii et tegelikult on see ring teinud selle liikluse ikkagi niivõrd palju kordades sujuvamaks, kiiremaks, mis iganes. Ja jällegi selle manöövri puhul ka siis kindlasti ülioluline, et me peame jälgima seal ringil peale minekul seda ringi parkettsüsteemi nii-öelda. Nii, mingitel vendadel avastasid siin, et on reavahetus vaja teha. Avastasid on vales reas, sellest ei olegi midagi, inimene saab selle teha, et tavaliselt alati mõistlik on lasta seda tal ära teha, et noh, mis iganes juhtus, eks ju, külgi ta saaks ju ringi pealt ka teha mingid manöövrid, aga tihti nad tahavad seda nii teha. Nii, kindlasti tekitab natukene segadust selles olukorras ka ringil see, et ees on elektrivendade auto, mis teeb tööd, on sealt ära pandud. Tal küll mingid ohutuled asjad vilguvad, aga ikkagi juba tavainimene vaatab, midagi on valesti. Aga iseenesest ei ole midagi valesti, kõik ongi ok. Ehk ringil on kõik rajad vabad, et midagi seal kinni ei ole. Ja miks meil tihtilugu on siin ka alguses need ummikuid võib-olla natukene rohkem, et see ring on nüüd sellisel kujul meil täna avatud olnud, ma arvan äkki vist 1,5 või 2 nädalat. On niimoodi ideaalse märgistuse ja kõikide sõiduradadega avatud olnud, et paljude inimeste jaoks on see nagu täiesti siuke uudne asi, et tuleb Tartus, mis siin toimunud on. Eelmised jõulud olid viimati, millal käisid Tartus, eks ju, et siis seda ei olnud. Nii, ja vaatame siiski, saame siis juba siia, et siit me hakkame siis ka nägema nüüd seda märgistust. Jällegi meil oli sisemisse ritta vaja saada, eks ju. Nii, meie saame ilusti peale, tuleme suhteliselt pikemalt siit otse ja saime siia peale. Ja nüüd siis tuleme rahulikult mööda seda rida jällegi. Vaadake, kui lihtsalt jälle veerand pöörde rooliga ainult välja suund ja olemegi siin. Ja olemegi väga lihtsalt kesklinna peal. Nii, et Tartu mõttes ummikust ka korra läbi käinud, mis polnudki mingi ummik. Ja avaneb terve linn, et mine kuhu siis täpselt vaja on. Nii, ja nüüd oleme tulemas siia uuele liiklussõlmele peale kesklinna poolt ja tahame siis minna Võru poole. Ehk siis piltlikult öeldes meil juba eelolev märk oli, näitas, eks ju, Võru vasakule,
Võru Luhamaa, siis siit saame uuesti kinnituse peale, et nii Luhamaa Võru saab vasakule ringilt saab vasakust reast, ehk järelikult me oleme praegu juba õiges reas. Et jällegi, et see rea valik on vaja õigel ajal ära teha, siis ei pea kuskilt üle pidevate joonte, kiviparkettide, mingite asjade minema. Nii, vaatame meil ring vaba, jõuame ilusti peale. Ehk ja olemegi, nüüd vaatame, et siit kõik juhid annavad teed, korraks siuke silmkontakt juhtidega, eks ju. Ja nüüd oleme jälle, näete, õiges reas, veerand pööret rooliga, polegi midagi. Nii, märk näitab Narva, Luhamaa, Võru, sobib meile ja saamegi siit tulla, eks ju. Ja jälle me mitte midagi muud tegema. Nii, ja vaatame siis nüüd mõned need väiksemad ringid, mis siin selle uue liiklussõlme kõrval on. Ehk vaatame, kui me siit tuleme, et siis näitab ära, kuhu me jälle sõidusuunad saame, aga me tahame tegelikult minna antud hetkel Lõunakeskusesse. Et siis ma tean, et see on siit otse, ma peaksin saama Lõunakeskusesse, eks ju. Ja nüüd vaatame, kuidas me saame. Selle ringi puhul on siis hästi oluline, kindlasti on see, et talvel on siin juba elu on näidanud, et see koht on päris libedaks mindav, et see on niisugune negatiivne allatulek ka, et teinekord, kui tulla lumega, siis peab selleks valmis olema. Näitab Räni linnaossa, saame kõik asjad, eks ju, et jällegi märgid on need, mis aitavad meid, on ju, aga kuna me ise teame, et me tahame Lõunakeskusesse minna, siis me teame, et me siit peaksime saama selle, eks ju. Ja vastavalt siis igasugused kõrvalpöörded, kuhu siis iganes vaja minna meil on, eks ju, jalakäijaid ei olnud. Ja etteruutates võime siis öelda, et me jõuame nüüd siit kohe järgmisena jõuame siis Tartu-Valga maantee peale ehk Elva-Tartu maantee peale ja siin on siis üks väiksemaid ringe. Ja sellel ringil on ka üks päris suur erisus, mille me siis pärast toome välja. Nii, ja nüüd ma tahan Lõunakasse minna, mul oleks vaja ringilt otse minna. Nii, märgid, see rida sobib, saame siit, sealt saaksime ainult paremale, ehk sinna Riia tänava poole. Siis see rida oli see, mida me vajasime. Ja nüüd on jällegi vaatama, see läheb siia siseringi, kiviparkett, ilusti jälgime, kõik okei. Ja nüüd ongi see, et näete, Lõunakeskuse märki näeme ja nüüd siis siit saamegi välja ja olemegi siin Lõunakeskuse juures. Uus Decora tulemas siia. Ja siit siis on juba lihtne, et kõik vastavalt nendele ringidele, mis siin tulevad ja märkidele saab siis liikuda kuhu iganes kellelgi soov on. Ehk jällegi, mitte midagi keerulist, lihtne ringristmikel sõitmise kord, eks ju. Nii, kui me enne rääkisime teile sellest, et vaadake, ringristmikel on ilmunud märgid tagasipöördeks, miks see on ja miks see tegelikult siis ikkagi vajalik on. Ehk me teeme nüüd tagasipöörde. Meil siin ringil on ilusti tagasipööre, et meile see rida sobib. Ja selle põhjus on tegelikult hästi lihtne. Ehk et see tuleb loogiliselt turboringi järgi, see tagasipööre, vaadake. Me tuleme nüüd siit, me jätkame rahulikult oma rida, näete, me tuleme seda rida pidi, ma ei pea rida muutma praegu tagasipöördeks. Ma saan jätkata mööda seda rida ja näete, ma saangi siit nüüd välja minna, ehk ma sain nagu hästi lihtsalt tagasipöörde. Ehk seda see siis selles mõttes tähendabki, et ta teeb lihtsaks sulle, et sa ei pea nagu mingit moodi, mingi jamaga nii-öelda ringil tegelema, eks ju. Aga nüüd me näitame teile kohe otsa ühe teise tagasipöörde, kus tekib erisus. Nii, kui me ennem vaatasime, kuidas saab siis suurelt Riia ringilt teha ilusti tagasipöörde nii-öelda, siis vaatame nüüd, kuidas me Aardla tänavalt tulles saaks teha tagasipöörde uuesti Aardla tänavale. Ja alati, kui on lubatud vasakpööre, on lubatud tagasipööre, aga vaatame ja jälgime nüüd ringimärke. Vaadake nüüd seda ringristmiku märki. Ma tahan, eks ju, tagasipööret, mul on vasakut rida vaja kindlasti, aga siin ei ole nüüd tagasipööret näidatud, et siit saaks tagasipöörde teha. Ehk siin tekib nüüd see, et kuna seda ei ole märgatud või märgitud, siis see tähendab seda, et eeldatavalt, suht kindlalt, pead sa sellisel ringil tegema reavahetuse, näete. Ja meil nüüd tekibki see, ma tulin siia, ma ei saa nüüd jääda oma ritta, sest muidu ma ei saa. Ja näete, vaadake, selle koha peal ma panen vasaku suuna ja vahetan ennast sisemisse ritta. Nägite? Kui ma oleks jätkanud sealt, siis ma enam siia poole ei saa. Aga nüüd ma olen õieti ja näete, nüüd ma saan siit välja minna
ja saan teha tagasipöörde. Ehk see ongi siis see, miks selle märgi peal ei olnud tagasipööret näidatud, kuna ma pean ringi peal tegema lihtsalt reavahetuse sissepoole. Et ma tahaks loota, et meil Tartus eksamineerijad ei hakka seda nagu kasutama tagasipöördeks, aga lihtsalt te satute ise sõites täpselt samamoodi sellistesse liiklussituatsioonidesse, et te oleksite valmis ja teaksite, mismoodi see tegelikult käib. Iseenesest ei ole mitte midagi keerulist, vaid see on korraks vaja iseendale lahti mõtestada, kuidas ja mismoodi. Ja ma loodan, et see materjal nüüd täna natukene jällegi aitab teile ja teeb selle lihtsamaks.